Tere kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja see on teie lemmiksaade Elektritool. Nagu ikka siin saates ei ole ühtegi mugavat küsimust, ainult piinad ja pisarad, piinad ja pisarad. Täna on meil väga eriline külaline. Ta on ärimees, ta on sisulooja, ta on OG influencer, ta on reisija, ta on Kristjan ja ta on Jõekalda. Ja oh my god, ta on juba siin. Bounce. Tšau Kristjan. Tervist. Aitäh sulle, et sa leidsid aega tulla ja meie avantüüris osaleda. Oi, mis avantüüris. Väga vägedas asjas, sellepärast, et aitäh kutsumast loomulikult, sest et igat ühte, ma saan aru, ei ole veel jõudnud siia kutsuda. Mul on väga hea meel, et ma ka siin olen. Meil on väga lihtsad reeglid. Meil on 11 küsimust. Kõige odavam on 5 eurot, kõige kallim on 50 eurot. Kui sa vastad küsimusele, siis summa läheb automaatselt võidufondi. Super. Kui sa ei vasta ja sa ei pea vastama, kui see küsimus tundub üle piiri, liiga isiklik, liiga terav, mida iganes. Kui sa ei vasta, siis see põleb ära ja that's it. Kas sa jõudsid natuke mõelda juba, kuhu sa tahaks seda kogutud summat annetada? Sest meil on ju hea tegevuse saade. Saan aru, aga kui mina olen kogu aeg, kui ma olen käinud sellistes saadetes, kus on raha hea tegevusse läinud, siis mina, kuna olen nende teenuseid väga palju kasutanud ja minu mõlemad lapsed on seal viibinud ja aidatus, ma olen Tallinna lastehaiglale andnud. Kui see teiega on okei, siis ma annaks Tallinna lastehaiglale, sest et nemad on väga palju minu pere aidanud. Hästi, olemas, otsustatud. Nii, aga alustame. Jah. Hakkame peale. Valik on sinu. No hakkame ikka siin, muidu ülevalt ärme kohe hakkame lammutama. Nii, esimene küsimus. Praegu teevad väga paljud staarid reisisaateid. Kas sa ei karda, et näiteks Sevakin ja Valting söövad teid teeduga välja? Ei karda. Selles mõttes, et me saame ennem, jääme väga vanaks teeduga, kui meid õnnestuks välja süüa. Selles mõttes me kukume ise sealt ära. Aga meil on ka erinev grupp inimesi, kes vaatab. Ja noored vaatavad ka ju. No jah, aga ikkagi Sevakin ja Valting on ikkagi nagu rohkem selline noorte seltskonna ja nendel on nagu oma jälg ja... Kui tihti sa üldse ise nagu mõtled sellest, et kuidas püsida selles vallas aktuaalne ja relevantne? Tead ei mõtle. Üldse? Ei, või no selles mõttes, et ma teen ikka nii, nagu mulle meeldib. Sest et mulle kõige vähem meeldib mulle see, kui tullakse ütlema, kui kõrgelt ma pean hüppama ja kui palju roomama ja tegema. Et me olime vanasti ka sellised, kes nagu olid, kõik noored inimesed on sellised põsed õhetavad peas ja tahavad teha midagi ja peaasi, et andke teha. See on nagu see põhimootor, mis käima paneb. Ja samamoodi olime ju meie ka, või vähemalt mina olin, ma teedu hästi räägi. Aga mina olin selline ja siis ei olnud oluline, kui palju sa raha saad või kui palju sa raha ei saa või mida sa pead tegema. Peaasi, et sa saad midagi teha. Kui see drive on sees ka, võtta? Just, täpselt. Ja noortel inimestel on. Mul hakkab see drive juba nagu ära kaduma või kui ta ongi äkki juba ära kadunud. Sest mul on nii, et enam ei pea tegema kõike ja enam ei jõuagi kõike ära teha ja sellest sa saad ühel hetkel aru ja siis võtad ka kuidagi rahulikumalt ja mul on tulnud nagu teised huvid ja asjad ja see televisioon ei olegi enam nagu selline number 1 minu jaoks, mida ma hirmsal kombel tahaks teha. Okei, aga sa ei karda, et hakkab vähem pakkumisi vanusega tulema? Ja loomulikult, mul ei ole sel sügisel peale Eesti Lotto asja ju rohkem mitte midagi. Aga ma tunnen ennast suurepäraselt. Selles mõttes on mul väga palju rohkem aega ja nüüd ma saan tegeleda nende asjadega, mis mind praegu huvitavad nagu rohkem. Ja ma tõesti tunnen ennast hästi, sest et ega kui telejaam kedagi tahab, väga-väga tahab, küll ta selle inimese saab. Ükstapuha, on see teisest kanalist või jumal teab üldse kust kohast. Küll nad saavad, kui seda inimest on väga vaja. Järelikult mind ei ole väga vaja. Ongi kõik. Nii lihtne see asi ongi. Ja selles ei ole mitte midagi traagilist. See kõik on elu ja oluline on tunda ennast selles elus hästi ja mina tunnen ennast praegu väga hästi, sest et ma armastan aega, mis ma saan enda või pere peale kulutada ja praegu mul see võimalus on, et
mul on praegu kõik väga hästi. See on kõige olulisem. Neil on 5 eurod olemas. Yes. Juba midagi, aga sa soovita mind, kuidas ma peaks edasi minema, vaata, ma ei ole seda mängu nüüd nii palju mänginud, et kas võtta suuremate sammudega või, sest et ma mõtlen ka, et ma saan aru, et need on natuke lihtsamad. Just, et inimesed palju viitsivad neid lihtsaid küsimusi kuulata, et lähme siis nagu ikka ju, lähme siis võtame 10 näiteks, et siis on nagu edasi. Millal sa viimati salaja suitsu tegid? Salaja? Ma tegin viimati suitsu ma arvan, see oli kuskil 2 aastat tagasi. Okei. Päris ammu juba. Jaa, küsimus oli salaja. Salaja. et mul oli infarkt, vaata ka siin 3 aastat tagasi on ju. Ja siis oli suitsuga ju lõpp on ju. Ja ma tean seda, et ma ei teinud ju, ma nägin unes, et ma lähen nurga taha vaikselt suitsu tegema ja kõike seda asja. Sest isu oli nii suur. Aga kõigile lõpetajatel ma ütlen nagu vahele ette ära, et tegelikult, eks see isu ühel hetkel läheb üle ja mis tuli minu puhul välja, on harjumusest kinni. Ja kui see harjumusest saad jagu, et sa ei tee hommikul kohvi kõrvale. Et kui sa oled oma päevaasjad ära teinud, siis ei lähe kuskile ja istu mugavalt ja mõtled nii, õhtu on käes, tänane päev läks nii, mõtlen oma päeva üle, teen vaikselt suitsu. Suitsu on jube mõnus teha, kui sul on sellised harjumused. Vaatad, kuidas see suits läheb valguse poole, tead, mõtled siuke väga luuleline ja teed selline. Nagu kohv hommikul on ju. Nüüd ma ei joo hommikuti kohvi, sest mul kadus mõte ära, kui ma ei saa suitsu teha, siis ega see mu kohv mul nüüd ka nii väga ei maitse, seda ma hommikul jooma peaks hakkama. Et selles on see asi ja tõepoolest salaja ma tegin oma esimese suitsu peale seda, kui ma olin infarkti saanud. Ma arvan, see oli, ütleme siis mitte 2 aastat tagasi, 2,5 aastat tagasi. Sest et siis oli umbes kevadel, ma arvan, ma eksin, sest et ega ma täpselt seda ei mäleta, aga ma arvan, see võis olla kevadel aprilli või maikuus, kuskil nii. Ja mul oli infarkt olnud siis september 26 või. Et sinna maani me pidasime vastu. Kas see oli kõige raskem ohverdus tervise tõttu? Suitsetamise maa jätmine. Tol hetkel kindlasti. Tol hetkel tundus see nagu maailma lõpp. Jah, sest et ma ausalt öeldes ma ei kujutanud ju ette. Ma polnud ennem soovinudki maha jätta. Miks ma peaks? Ma nagu ei näinud mingisugust mõtet sellel. Kõik rääkisid ju tervis. Aga minu jaoks oli see lihtsalt üks suva jutt. Aga ja ma ei kujutanud ette, kui raske see saab üldse olla, sest ma polnud sellega tegelenud. Aga kui see hetk kätte jõudis, siis oli küll, jah, see hakkab närima ikka. Ja suitsumehed teavad seda, et kui sul kodus ei ole ühtegi suitsu, siis sul läheb närv totaalselt krussi ja totaalselt närv. Peab kuskil. Jaa. Kui sul on pakk olemas, siis sa saad ilma olla. Vähemalt mul oli niimoodi. Ja mul on kodus praegu kapp sigarette täis. Ma mõtlesin täis, no seal on mõned pakid. Kui sõbrad tulevad küll. See on hea nipp. Ja, sest et siis ma tean, mul on olemas. Sa seda paanikat ei teki seda, aga kui mul nüüd isu, sest sa hakkad ainult sellest mõtlema. Ja ongi kööga. Aga on, teised on ju ka maha jätnud, ehk et on võimalik, kui sa kuidagi jällegi sa pead endaga tegema selle rahu või selle diili või selle lepingu, et sa midagi ei jää üle. Sa lihtsalt pead, ja kui sa ise sellest saad aru, siis on väga lihtne. Kui see on sinu otsus. Just, kui see on sinu otsus, sest veel kord, me võime teha igasuguseid kampaaniaid. Ärme joo septembris. See ei aita ju. Kampaania korras võib ainult lolliks minna, ja ongi kogu lugu. Et inimene peab ise sellest aru saama. Keegi teine ei saa seda aidata. Selline see asi ongi. Tarkus. 10 olemas, 15. Super. No nii, aga soovita. Neid viieklid on hästi palju, et võtame ühe. Võtame ühe muidugi. Jälle reisisaadet. No nii. Reisisaateid tehes oled sa enamjaolt vintis. Milline on olnud kõige teravam kriitika, mis on sel teemal saanud oled? Eks see ongi kõige teravam kriitika, ma arvan, tulnud mu enda emalt.
kes küsis, et kas sa pead kogu aeg seal nagu täis olema. Et ega seda vastust ju talle ei olnud, et ei pea, muidugi ei pea. Aga sellist kriitikat nagu kuidagi on see läinud nii, et ma vabandan kõikide karsklaste ees ja kõikide inimeste ees, kellele ei meeldi vaadata jommis peaga, kellele meeldib, on ju, aga et kes nagu tunnevad sellest, et miks ta jälle seal selline on, siis tegelikult on see ei ole sellepärast, et mulle kohutavalt meeldiks kaamera ees seal vintis olla, vaid asi on selles, et siis ma saan endaga hakkama. Mis mõttes? Mulle ei meeldi reisida. Ja ma olen kodust eemal, ma olen võõras kohas. Ma ei tea, mis must saab. Minu ümber on siis 3, vahest 4 inimest veel, kes räägivad sama keelt ja kes tulevad samast ruumist, kus mina. Aga ülejäänud kõik on võõras. Ma ei tea, mis mind ees ootab. Ma olen võõral maal. Ma olen ilma oma perekonnata ja ma pean kogu aeg tootma saadet. Me peame tegema 43-minutilise saate 1,5 päevaga umbes. See on jõhker tempo. Ehk et kui ma võtaks nüüd nagu päriselt, nagu ma teinekord kodus võtan, siis ei tuleks sellest saatest midagi välja, sest siis peaks Teet olema pool aega üksi. No lihtsalt sellepärast, et ma järgmine päev tavaliselt magan. See tähendab seda, et ma võin olla kogu aeg vines, aga ma pean ikkagi olema selline, kes hindab adekvaatselt seda, et kus me oleme, mis me oleme. Ma pean ju rääkima selle inimestega nii edasi. Ja teinekord on ka, see on nagu hea selline, nüüd on seda hea tõmmata nagu selles mõttes, et isegi kui ma joon vett plastmasspudelist, siis kõik ikkagi arvavad, et seal on tegelikult midagi muud sees. No reputation. Just täpselt. Ja alati on siis Villemil, meie režissööril hea panna sinna see hääl sinna taha nagu siuke, et näe, vana pani jälle suraka sisse, on ju. Ja kohe TikToki on ju. Just, et tegelikult ei ole võib-olla seal asi üldse nii tõsine taga. Mul oli hea lugu ju. Ma käisin Soomes. Siin mõned aastad tagasi olime talvel Soomes, teised suusatasid, mina istusin põhimõtteliselt baaris, on ju. Aga ma käisin siis teistele mäele viimas, kuna mina ei suusatanud, on ju, siis me olime Imolsel, viisin mäele nendel igast vett ja Coca-Colat ja värki sinna, on ju. Poisid ja abikaasa suusatasid ja siis ühel hetkel seal, vaata, eestlasi kohutult palju. Ja siis üks laps seal juua tahaks, on ju. Aga mul oli Coca-Colat, ma mõtlesin, et võib-olla vahest mõned vanemad ei anna ainu Coca-Colat, aga igaks üks ütlesin, on ju, et näed, et kui ka ta Coca-Colat joob, et palun väga, on ju. Mille peale siis see kutt ütles, et ma tükk aega vaatasin, aga ma mõtlesin, ma ei hakka küsima, et Jõekalda oma niikuinii on ära tembitud, on ju. Mis ma sellest, ehk et siuke kuulsus, on ju. Aga ma olen jällegi kuuldud seda, et tõsist kriitikat näiteks sai arvatavasti Ott Lepland. Et mina olin saates siuke üsna selline on ju, kogu aeg õlleklaas käes ja nii ja naa. Ja Ott oli Tais, tema mingisugune Tai reisisaadega 10 aastat tagasi. Ja seal tal oli ühes, ma ei tea, episoodis siuke, lahja õlu oli näpus. Ja siis selle peale inimesed olid üsna solvunud olnud umbes, et kuidas ikka nii ja mis propagandat niimoodi tehakse ja nii ja saa. Et ju ma siis olen selle ära teeninud, et ma olen sellise kuulsusega ja mis ausalt öeldes isegi ei ole ju vale, et mulle alkohol maitseb ja ma küll iga päev kodus ei ole täis, aga 5 eurot olemas. Yes, ja meil on juba 20. Super. Nii. Anna, sinu juhtimisel on hea minna. Sa oskad ise valida. Ei, ma võin öelda, aga tead, sa oskad seda põnevust krüttida muidugi. Ma hakkan juhuslikult. Väga sobib. Nii. Milliseid saateid oled teinud lihtsalt raha pärast, ilma et sul oleks olnud mingit huvi nende sisu vastu? Reisi saada. Ehk siis, sisu vastu ikka on huvi. Vaata, päris selle reisisaate kohta nii öelda ei saa. Et mul nagu üldse puudub igasugune asi. Me oleme teinud Teeduga ja neid nimetatakse sellisteks suvesaadeteks. Kunagi me vorpisime selliseid iga suvi teha, sest et sügisel ja kevadel oli meil siis nagu ütleme mingisugune üks saade, aga suvel tööd ei olnud. Televärk ongi ju selles, teate ise ka seda asja, et mul ei ole ju aastaringselt palk. Siis kui ma saateid teen, siis ma teen. Just projektid. Aga kui sügisel näiteks on, ma ei tea, 8 või 12 saadet,
see tähendab seda, et ütleme, et kas novembri lõpus, detsembri alguses saab see saade läbi, ütleme septembris algab, detsembris on läbi, see tähendab mu viimane mingisugune saatekese raha tuleb arve peale jaanuaris ja järgmine saade siis, kui tuleb kevadel mingisugune projekt, siis see läheb eetrisse tavaliselt märtsis, see tähendab, et ma saan järgmise palga aprillis. Noh, aga vahepeal peab ka elama kuidagi ja kuidagi hakkama saama. Ja kui suvel samamoodi ei ole nagu 3 või 4 kuud, mitte midagi, isegi kui sul septembris saade tuleb, see tähendab, et sa saad oktoobris raha. Ja kui sul viimane saade on mais, siis seal juunist oktoobrini pead sa ära elama. Ja selleks tehaksegi, või vähemalt vanasti tehti, tänapäeval tehakse ka võib-olla. Ma seda täpselt tea, me ei ole enam ise teinud. Aga olid sellised suvesaated, kus me käisime ringi mööda Eestit, käisime, ise kutsusime, et käisime külasse, ajasime vorsti keresse, on ju. Ja tead, ühes kaenlas oli korvpall, teises oli ularõngas ja sükke, et panime perekondi võistlema, nemad said raha, meie saime saate. Ja raha ka. Ja raha ka, just täpselt. Ja see oli selline easy going, et tegime ära, tradah ja that's it. Ja südametunnistus ei vaeva ka absoluutselt selle koha pealt, sellepärast, et ta täitis oma ülesande, ta oli meelelahutuslik ja mulle meeldis see, et need inimesed, kes seal osa võtsid, neid me lihtsalt ei lüpsunud ja öelnud pärast, et suur aitäh sulle, aitasid meil saadet teha, vaid nemad said ka raha. Nii et hundid söönud, lambad terved, mul oli selle üle hea meel, aga mingit sellist sisemist tungi, sellist korvpalliga perest peresse käia ja inimestele erinevaid ülesandid jagada, sellist ei olnud. No. Et need olid sellised suvesaateid ja neid me tegime, ma arvan, ma nüüd eksin, aga ma arvan, mingi 4, 5, 6 aastat jutti. Okei, pikalt jah. Olemas. 10. Nii, oota. 30 olemas. No super. Kuidas sa tunned? Viiakas. Sobid. Teeme 15. Teeme 15. No. Las läheb vahepeal natukene üles ka pulss. Olete Marisega abielus olnud juba 27 aastat. Sinu hea sõper ja kolleeg Teet Margna, aga lahutas. Kas te Marisega ei püüdnud neile eeskuju ja suhtenõu anda? Ei, absoluutselt mitte. Ei. Teet Margna abiellus niimoodi, et mina ei teadnud. Ja samamoodi lahutas niimoodi, et mina ei teadnud. Nii et mul ei olnud mingit võimalust isegi mingisugust asja anda. Teet on selline kass, kes kõnnib oma pead ja ta teeb oma asjud. Ta ei ole selline, kes tahaks väga oma pere mingisuguseid asju jagada ja mingeid saladusi. Ja isegi sõpradega on ju. Ja teine asi on ka see, et võib-olla mõni inimene veel arvab, siis ma kummutan selle arvamuse, et me ei käi Teeduga niimoodi läbi, et me grilliks koos või midagi teeks. Et see on punkt 1 on see kasulik selleks, et kui me sinna reisi peale kunagi jõuame, siis me oleme üksteisest võimalikult palju välja puhanud. Sest et me oleme väga erinevad inimesed. Ja igapäevaselt neid erinevaid inimesi omavahel kokku toppides, kui kaameraid küljes ei ole või siin kuskil kõrval, siis on see mõttetu tegevus, sest et parem siis, kui me kokku saame, siis juba seda filmida, sest ühel hetkel siis tekib mingisugune veider keemia seal ja siis seda on nagu naljakas vaadata. Aga ei. Ja pealegi teiste inimeste abieludesse või kuhugi oma nina hakata toppima, siis lõpuks saad ise kõrvetada ja ise oled loll. Ma olen oma elus andnud jälle nüüd, kui ma ütlen, siis ma valetan, kas 2 või 3 korda, 2 korda kindlasti nõu kellegile. Ja need nõud on olnud täiesti valed. Ja mul on hea olnud, et need inimesed ei ole mind kuulanud. Ja sellepärast ma ei anna mingit nõu kellegile, sellepärast, et ma püüan ikka oma eluga hakkama saada ja see, kuidas ja mis nendel omavahel on või on olnud, jätke mind mängust välja. Kas te olite ise Marisega kunagi lahutuse piiril olnud? Me oleme seda küll öelnud jah, et umbes, kuule, et kui ei meeldi, siis lahutame ära. Aga see on rohkem nagu selline, et kuule, ma ei tea, hüppa kaevu, täpselt see. Aga meil on nii palju reegleid omavahel kodus, et me nagu sellised, päris sellised lahutusasju ikkagi üksteisele ette ei loobi.
aga selliseid lahutusteemasid ja neid asju, see on pigem siis, kui sa oled noor inimene ja kõik, tead, maailm on selline lahti veel ees, sest et mida aeg edasi, siis vähem, ma ei tea Marisest, selle koha pealt ma ei räägi, ma ei julge tema eest tõesti rääkida, isegi peale 27 aastat, aga ma räägin enda eest, et kui sa, ma ise mõtlema hakkan, siis ega ma enam kuskilt kedagi nii head ja ilusat ei leia, nii et ma nagu, täpselt see, kes mulle loodud. Tema võib-olla arvab teistmoodi minu kohta, ma seda ei vaidle, aga ta kannatab siis vaikides ära vähemalt ja suur aitäh talle, aga nüüd on juba pigem see, et ärme sinna sellesse halli tsooni üldse hakka sattuma. Tülisid enam ei ole. Ei, tülisid ikka on. Aga et siis lõpetame nad kuhugi ruttu ära ennem, kui me hakkame kuhugi, nii kaugele enam, ei, seda jõudu ei taha ja õnneks pole jõudnud ka. Ei julge, vaata alati rääkida sükstest asjadest, pärast ongi 2 kuu pärast kroonikas, et jõegalla. Oi, kuramus. Äge, 27 aastat, palju õnne. Tänan väga. 15. Yes, 45. No, hakkab tulema. Hakkab. Võtame viiakad. Paneme. Miks ma ise otsustan, mis me vastame? Sina oled saatejuht, sina oskad, sa tead, kuidas asjaga minna. Okei, see on põnev natuke teistmoodi ka. Su nooruspõlv möödus Lasnamäel. Oled kord punkarina miilitsa kätte sattunud. Milliseid seikluseid seal kandis veel ette tuli? Tean ma tegelikult... Kui see vastab tõele? Ma ei olnud punkar. Ja ma olen sattunud miilitsa kätte. Ma arvan, et see küsimus tuleb ühest saatest, kus me rääkisime sellistest asjadest, aga seal läks natukene, võib-olla ma seletasin seda valesti. Ühesõnaga, ma olen sattunud miilitsasse küll omal ajal ja mind ähvardati selle, mis see oli kuidas selle kohta siis vanasti öeldi, nagu mitte lastekoduga, aga ühesõnaga, need ähvardasid mind ikkagi päris kõvasti. Ja me jäime vahele sellega, et me olime alaealised ja me olime peale kella 11 väljas pidutsemas. Ja me olime kained. Meil polnud isegi alkoholi peo peal. Ma ei tea, mis pidu see selline oli või miks me sellises peos üldse olime. See oli ühe tüdruku sünnipäev. Aga miilid saadeti sisse ja... Igavam kui reisi saada, on ju. Absoluutselt. Aga Lasnamägi oli täis üllatusi. See oli lihtsalt, me kolisime sinna 80, siis alles seda, me olime teises mikrorajoonis ja seda siis 3. mikrorajooni ehitati alles. Praegu on neid, ma ei tea, kui palju on ju. Ja kujutad ette, kui kogu see mass, kes sinna kokku tuli, nad kõik olid eri kohtadest tulnud, mõned olid tulnud Venemaalt, mõned olid tulnud Valgast, Raplast, Tartust, ma ei tea, igalt poolt üle Tallinna. Ja siis see seltskond pandi kõik ühte kokku ja siis öeldi, et elage. Lapsed pandi ühte kooli, öeldi õppige. Ja kujutad ette, siis iga üks püüdis kuidagi enda eest väljas olla, oma eksistentsi õigustada, tekkisid mingisugused kambad, olid mingid üksikud hullud, mingisugune veteran oli, kes oli ühe jalaga, kellel olid ordenid rinnas ja sinel ja tal oli taskus selline 1-kilone kaalupomm või oli see 500 grammi, ma ei tea, igal juhul kaalupomm, millega kaaluti ja see oli tal sellises keti otsas ja see kett oli ümber kõhu, sest et lapsed narrisid sellist, on ju. Ja siis ta põhimõtteliselt proovis sulle võimalikult lähedale hiilida, sest see kett oli mingisugune paari meetri pikkuni, siis ta viskas sind sellega. See kõlab nagu trauma kohe. Ei, aga siis ta sai selle keti tagasi kerida ja jälle loopida. Selline mees, üks käis kirvega meil ringi, üks käis haamriga ringi. Ühesõnaga, see oli, ja kujutad ette see tavaline lapsepõlv on ju. Tavaline lapsepõlv. Aga sa harjud ära sellega, kui sa selles sees oled, ega mis see... Ja see kool, ma ütlen, et see kool oli äge ja saad aru, erinevad kambad, asjad. See, kui sa kooli peal keretäie tappa said, see oli täiesti, see ei olnud nagu mitte midagi erilist, ütleme siis nii. Tänapäeval on see kuidagi umbes mingi füüsiline vägivald, kutsume vanemad kooli ja psühholoogid ja asjad ja kõik nagu mis asja, et siis käis asi väga lihtsalt, jäid kellelegi ette vales kohas, valel ajal, kõik.
et ma olen ise käinud sinise silmaga ringi, mingi, noh, see ei olnud mitte midagi sellist, kui sa olid mingid kambad, kui sa nagu päeval kuskil kellegile nii-öelda vahele jäid või nii-öelda varba peale astusid, siis peale kooli oodati sind ja siis said tou kirja ja oligi jälle asi korras. Ma olen väga õnnelik selle, meil oli superdirektor, härra Kamps, saad aru, siuke mees, kellel kujutad ette nüüd, kui oleks tänapäeval, ma kujutan ette, see koolis oleks kohe sugune lapse vanemad ohkaks ja kitkuks karvu peast ja pöörduks, ma ei tea, kuhu ametisse. Kõik kartsid teda, ta oli totaalne respekt oli sellel mehel. Keegi ei haukunud vastu, keegi ei, noh, seda ühesõnaga, kui ta ilmus koridori, kujutad ette, kui ta tuleb ümber nurga aegluubises siukses sammuga ja siis sealt teisel pool käib siuke möll. Nagu filmis. Nagu filmis, sellised 5.–6. klassi lapsed omavahel kisuvad neid põõnasid küljest ära ja mingi retsivad üksteist kotiga pähe ja tead siuke ja siis keegi näeb silmanurgas, kuidas direktor tuleb aeglaselt sammul ümber ukse ja siis kõik kaovad. Saad aru, niimoodi sõbrad ja vaenlased koos aitavad üksteist kuskilt läbi, sest keegi ei taha talle ette jääda. See oli respekt, see oli austus selle inimese vastu, sellepärast, et me kõik olime ju kraed ja kaabakad seal koos ja me ju teadsime seda, noh. Et õpetajatele keegi vastu ei aukunud, noh, mis asja. Et seal mõtlen, et seal oli, aga see on äge ja ma nagu mõtlen tänapäeval või võrdlen alati, kui midagi juhtub kuskil, siis ma võrdlen nagu nii-öelda omaga, kuidas ma ise käituks või kuidas ma ise omal ajal käitusin. Ja väga paljusid asju on nii, et mõtled, et no vaesed kesed, et teil on ikka keeruline, sest meil oli see asi palju lihtsam. No aeg on teistsugune. Aeg on teistsugune. See on võrrelda, on raske kuidagi ka. Aga see selline inglis keeles on siuke hea väljend, kui sa oskad äkki mulle eesti keeles öelda, see on see common sense. No ühesõnaga, siuke asi võiks olla rohkem, et mitte üksteisele peale kaevata kogu aeg iga väiksemiga asja pärast ja rohkem common sense'i ja ajake sellega, ma hästi jõegaldud, mis see eesti keeles täpselt tähendab? 50. No nii. Aga võtame midagi selle. Nii. No natuke sellest rääkisime juba. Sel sügisel saab sul 3 aastat infarktist. Kuidas tähistad? Tead, ma tähistasin ära juba. Juba või? Okay. Selle ma tähistasin ära, aga tead, ega ma väga suur tähistaja mees ei ole. Ma olen küll nagu, ütleme, et ma ei ole alkoholist loobunud. Tagasi tulles selle juurde, et kas oli kõige kohutavam oli suitsust maha jätmine. Mulle ütles veel arst seda, et suits aknast välja ja sauna enam ei saa. Ja minu 3. küsimus oli talle, et millal väikse napsu teha saab. Siis ta oli väga kuripuu peal, ütles, et kuramus, sa said ise just infarkti ja nüüd ma ütlesin, ei, sõbrad tahavad teada, ma tean seda sõpru küll. Aga, ja ta ütles, et ta väga harvam näeb sellist inimest, kes võtab seda sauna uudist nii kergelt. Aga ma tõesti, ma ei ole väga suur saunamees, ma olen siuke sauna eesruumis istuja ja sellepärast mul see saunakeeld ei mõjunud midagi. Küll aga, kui nad oleks ka napsutamise ära keelanud, tead, siis oleks päris jokk ikka. Sest mulle ikka selline, tead, siuke asi meeldib vahest. Mingi guilty pleasure peaks ka olema. Jaa, just nimelt ja mul on teine asi, ma mõtlen, see kõlab praegu sellisena, et nüüd Jõekalda läheb koju ja kukub jooma. Ei ole see asi nii. Tegelikult on see, et mulle meeldib see protsess ja see sõpradega koos või abikaasaga. Kujutad ette, 27 aastat abielu, aga me võime rahulikult kamba näiteks 2 peale pudeli veini niimoodi ära juua, et meil on juttu jätkuks veel kauemakski ja jätkubki ja tead, kui hea see on. See on nagu, sa oled ja mul on selle alkoga see, et ma nagu premeerin ennast sellega. Mitte see, et mul, vaatan, ma ei tea, jalgpalli õhtul kodus ja siis kukun jooma. Mul ei ole seda, ma ei vaatan ka jalgpalli, okei. Aga mul on nii, et see on mingil moel mulle preemia. Kuna ma kanget enam võtta ei saa, ma võtan ainult siukest mulli, mis kindlasti hakkab mao peale ja keerab selle ka veel tuksi, aga õnneks, kui ma teda nii palju ka ei joo, siis nagu äkki sellega häda ei ole. Aga mulle meeldib see, et kallad endal klaasi, see hääl, ja siis istud ja räägid abikaasaga juttu ja
timmid seda vaikselt ja sa tunned, kuidas tead põsed hakkavad õhetama ja selline läheb see olek vabaks ja räägid võib-olla rohkematest asjadest ja küsid naise käest juba rohkem, tead, et kuidas, aga siis, sest et kaine peaga võib-olla kõiki teemasid ei taha puudutadagi ja tulevad uusi teemasid ja see on kuidagi lahe ja sellest loobuda, et vaat see, et seda kõike teha kaine peaga, seda ma ei oska. Miks mulle tundub, et me romantiseerime praegu joomist? Ei, seda mitte, ärge jooge. Ärge jooge, paha, aga jah, mul lihtsalt kuidagi see on selline see... Hobi, et see on preemiaks ja selliseks äraolemiseks ja keegi tark, inimesed kindlasti teavad, aga keegi tark on öelnud, et kõige halvem asi on juua kurbusest, juua tuleb rõõmust. See on minu ka üks selline moto, et kui on halb olla või tead selline kuramus, kuidas siis nüüd nii, mul ei lähe tilkagi alla. Kui mul on hea tunne, seda aru, mul praegugi tekib tead siuke kananaks ja taha. Ma tunnangi. Ja tead, kui hea ja siis võtad selle klaavikese, selline, see on midagi teisiti, see on see, mis mulle meeldib. Mitte see, et ma peaks olema otsaesine kuskil süldis, aga kõik see siuke protsess ja see asi, see on nagu asi. Aga olemas, tähistatud. Tähistatud, yes. Kui ma ei eksi, 65. Ai, ma räägin. Jaa. Teate vaeseks niimoodi. Nii, meil on 4 küsimust jäänud. Võtame selle. Paneme. Kes on kõige raskem inimene, kellega sa teelemaastikus koos töötanud oled? Teet Margna. Seal ei ole lihtsalt isegi... See oli easy. Ja see on nii... Ühest küljest on ta kõige raskem ja teisest küljest on temaga olnud ka väga kerge ja meie kokkulepped on pidanud. Vaata, siis on hea inimesega koos töötada, kui sa saad teda usaldada. Et ta ei muuda sihti poole sõidu pealt, et ta ei... Meil on üks kokkuleppe ja siis ta tuleb, aga tead, teeme ikka nii või et tead praegu ärme nii tee. Temaga ei ole kunagi seda olnud, vähemalt minul. Minu kogemus on temaga. Ja ta on olnud selles mõttes, tema on olnud kogu aeg nii-öelda minu ülemus on ju, tema maksab mulle palka. Ja mul ei ole temaga mitte iialgi selle aja jooksul, me tunneme teineteist ju jumal hoia 96. aastast vist. Me tunneme varemast, aga tööd teeme koos 96. minust, 95-96. Sellest ajast alates mul ei ole taga kordagi olnud raha pärast ühtegi tüli, mitte ühtegi korda. Et... Aga miks on raske siis? Et nagu ta on inimesena raske. Seda muidugi. Et aga kui sa oled nõus nendel tingimustel, mis ta sulle seab kaasa mängima, siis on kõik hästi. Aga need tingimused alla neelata, see teeb selle asja raskemaks. Kuidas sa aru ei saa? Ja tema tõekspidamised on erinevad, ma ei ütleks, et totaalselt, aga väga suuresti erinevad kui minu oma erinevatele asjadele. Totaalselt erinevad. Ja siis me olemegi tead nagu siga ja kägu. Aga see koostöö kuidagi toimib. Aga see toimib. See toimibki sellepärast, et meil kehtivad omavahelised kokkulepped kehtivad. See on oluline. Ja see siis on nagu lihtne sellist asja. Üks ta puha millise inimesega, aga kui sul kokkulepped kehtivad, peavad paika, siis on kõik sujub. Olemas. 5. Nii. No see, võtame selle. Võtame. See on huvitav. Oled öelnud ühes intervjuus, et oled pigem pessimistlik. Samas teleekraanil pakatad positiivsusest. Kas see vastuolu on sinus kunagi tekitanud masendust või viinud läbi põlemiseni? See on ju constant fight sinu sees või ei ole? Jah, mingil moel see on hea küsimus, väga hea küsimus. Mingil moel see on tõesti nii, et ma tegelikkuses olen suhtkoht selline kinnine ja selline sükke mossis. Ega ma koduse rõõmus nüüd ülemäära ei ole. Et kust see kogu fa tuleb? See tuleb sellest, et inimesed ei taha näha väga sükest mossis nägu ekraani peal. Selles mõttes, et vaata ju, kuna ma tegelen meelelahutusega, siis meelelahutust inimestele pakkuda on väga keeruline, kui sul endal nagu seda tuju ei ole. Ja selleks pean ma
ennast üles pushima ja mul on aastatega see nipp nagu kätte tulnud. Ja seda teab ka mu perekond ja sellest ma olen tegelikult mõnel korral ka rääkinud, et mul on oluline mitte oma sõnu näiteks ära raisata, mitte see koosneb päris mitmest asjast. See on lühikene valem. Ehk siis mitte sõnu ära raisata, see tähendab seda, et ma eelmisel ja üle-eelmisel päeval ei võta mitte midagi suurt ette. Okay. Ma olen kodune, 4 seina vahel. Oma mullis. Jah, omas mullis. Isegi naine ja lapsed ei tee must välja, sest siis salvestusele minnes mul on see tunne, et nüüd, sest edev ma olen, on ju. Aga kui sa kellelegi pole saanud esineda, siis ühel hetkel see hakkab välja kuskilt tulema ja siis, siin ma olen. See on üks osa. Teine osa ongi see sama edevus. Mul on seda vaja, seda rahva ette minemist ja siis seal tere, särada, üleni valges, saad aru selline. Tere, mina tulin, hakkame saatega peale. Seda on vaja. Et sa saad seda energiat tagasi. Ja just, täpselt. Ja just nimelt, võib-olla mõned mõtlevad teisiti, mina tunnen sellest, need inimesed, kes mul saates on halb energia või hea energia. Kui on halb energia, ta tuju läheb ära ja sa sunnid ennast niimoodi, et sul on põrn sirge ja mõtled, kuidas ma saan selle saatega ühele poole. Aga ma olen ikka selline, nii tore on teiega. Mind ju väga rõõmustab see teie selline pessimism. Aga kui on positiivsed inimesed, siis sealt tuleb veel eraldi laks ja see teeb veel nagu eriti suureks. Et see on üks selle võrrandi osa. Ja viimane võrrandi osa on see, et millest me siin mõni hetk tagasi rääkisime, mulle meeldib ennast siis premeerida. Siis ma tean seda, et ma tulen koju ja ma teen endale klaasikese 2 või 3, teen veinikest ja tunnen ennast hästi. See on oma sõltuvus ka, on ju? Jah, absoluutselt on. Ja kusjuures ma tean, kuna mul sel sügisel peale Lotto ei ole ühtegi teist saadet, siis ma ootasin seda hetke nagu põnevusega juba augustis või ütleme juuli lõpp august, et kui mul, ja mul on iga 5 nädala tagant on need Lotto salvestused, et ja mul vahepeal nüüd salvestusi pole, mismoodi ma endale nüüd siis välja nägema hakkan, kuidas ma endale tundma hakkan, kas mul hakkab silm tõmblema, tänavatel hakkas. Ja just, et pood, et tere, ma tulin. Rahvas tüli. Ja just saad aru, et mismoodi ma käitun, äkki ma lähengi lolliks peast ja äkki ei tea ju kunagi ette, Sul on Instagram nüüd olemas. Sul on 45 000 jälgijad. Sa saad seal live tegema, storiesid, reelsid, mis iganes. Ma vaatan inimesi, kes teevad neid Instagrami asju, kes päris Instagrami merid on. Ma olen nagu valgusaastate kaugusel nendest inimestest. Ma olen edev. Ma olen nagu, teinekord on mul mölapidamatus. Aga see, kui sa päevast päeva, ma vaatan mallukat, heas mõttes. Ma vaatasin eile või millal tal oli just ärganud ja siis ta juba pani telefoni käima ja juba ta suutis rääkida. Müts maha, kuidas sihukest asja on võimalik? Ma räägin, mul on vaja mitut päeva ennast koguda, et siis lõpuks ettevalmistada ka vaimselt ka ju. Just, ja siis mul abikaasa filmib ja siis ma olen nii, kas nüüd on valmis abikaasa, meil on kõik märgid, oled sa valmis? Jah, ma olen valmis. Nii, tuleb ja siis tere kallid, ma hakkame täna rääkima, püüan olla võimalikult loomulik ja selline, aga selle Instagrami mõte ei ole selline, et natukene ära tehtud häälega. Vaid see sama, et sa ärkad üles, paned oma asja käima ja see ongi päris elu. Mina seda ei oska, lihtsalt ei oska. Aga selle keerulise jutu lõpetuseks ongi see, et ma arvan, et ma olen saanud selliseid, või mul on neid madalseisi olnud, kuidas iganes sa küsisid, mis asi see oli? Läbipõlemine. Ma ei tea, võib-olla on see läbipõlemine, võib-olla see on masendus mingisugune asi, et on olnud küll kohe nagu 100%. See ongi rollercoaster on ju. Jah, absoluutselt. Et midagi ei meeldi. Üldse midagi, mitte midagi enam ei meeldi. Kuidas sellega toime tulla? Elad üle? Elad üle, jah. Elad üle. Mis seal, vabandust, tatti lendab, nii hirmsalt, palun vabandust. Et ma ei oskagi seda öelda, ma ei oska ka kellelegi nõu anda, jumala eest. Aga oledki kuidagi sellest... ma ütlen, et ma ei tea seda vastust. Ma ei tea seda vastust. See on kuidagi ühel hetkel ta kaob ära ja võib-olla ta kaob sellepärast, et ära, et
hakkan tegema mingit tööasja ja siis juba on nagu teised mured tulevad peale ja teised asjad hoopis ja mõtled teistele värkidele, et siis lihtsalt nagu unustad selle poole ära, aga millest see tuleb või kuidas see tuleb, seda ma ei tea. Ja ma ütlen ausalt, mul iga kord, kui mul on see olnud vähemalt, ma arvan, 3, 4, 5 korda, ma arvan, ega ma ei tea, aga ma arvan umbes nii. Ja iga kord on mul see tunne, et kõik teised on pahad, mitte mina. Et kuidas, ma olen ju ainult hea, ma ju püüan hästi, ma ju naeratan ja kuigi mul tead silm tõmbleb, aga ma ju olen sõbralik. Siis tuleb välja, et ei ole üldse, ei ole. Ja siis ongi abikaasaga, teedki selle klaasikese 2 või 3 ja siis räägidki need jutud selgeks, ka sellest on aidanud. Et siis saad sellest aru, et veel kord, võib-olla aitab ka rääkimine, sest et ma ütlen, et kui me oleme oma kalli kaasaga rääkinud, kas peale seda on nagu palju lihtsam, sest et algul mõtled küll, mis mõttes mina, kuidas mina olen ju jumala hea. Või natuke aega maha võtta lihtsalt. Või natuke aega maha võtta, jah, et ühesõnaga on olnud, arvatavasti tuleb veel ja kindlasti aitavad ka mingisugused rohud, aga noh, tegelikult ma olen väga suurt rohuusku inimene. Nii et andke aga kätte ja ma muudkui krõmpsutan. Yes! Aga olemas. 10. Super. Nii. No nii. 2 küsimus. No ma ikka sest see ikka siis. 15 aastat tagasi ostsid sa perele kauni maja Viimsisse, mere äärde. Toona tunnistasid intervjuus, et lainu tuleb maksta veel kaua, seni kuni haige oled. Kui palju sul hetkel lainu jääg on? Abikaasa teab täpselt, aga ma arvan, et see on kuskil 70-80 000 vahel. Ikka päris. On, loomulikult. Sellepärast see kõlabki, kui sa ütled, et ma ostsin maja, siis see on panga oma, minu oma ei ole seal suurt midagi. Aga ma arvan, kuskil 70-80 000 on veel alles. Et sellega maadleme. Aga ma räägin ühe loo siia. See on lõbus lugu, ma usun, äkki meeldib. Just selle maja hinnaga seoses. See oli just kroonikas olnud, et Jõekalda maja maksab 7 miljonit eurot. No seal oli erinevad inimesed arvasid umbes, et noh, mis see maksta võib ja siis ma ei mäleta, kes see keegi oli, kes ütles, ei noh, see maksab 7 miljonit kindlasti. Nii. Ja siis, mitte eurot, krooni. Okei, ma hakkasin krooni. 7 miljonit krooni, nii. Ja siis olin mina, siis veel seal Viimsis ei olnud seda Selverit. Me käisime, enne koju jõudmist käisime Pirita Selverist läbi. Ja Pirita Selveris ma siis olen, on ju, ja üks selline perekond, mees, naine ja 2 last. Seal ma siis kassadest hakkan läbi tulema ja siis üks ütleb üle terve selle poe, noh, et näe, see on seal 7 miljoni kroonise maja omanik Jõekalda. Ja ma mõtlesin, kui ma nüüd saba jalge vahel siit poest väljastun ja umbes, et või et tunnen ühesõnaga mida iganes ja ei tee mitte midagi, siis ma olen ise kaotaja. Ma kõik pool poodi jäid vaatama. Tasuta meelelahutus. Ja ma keerasin kanna pealt ringi, kõndisin sinna ja panin ise üle poole poe. Ütlesin, et palun väga vabandust, aga kas te ei lugenud korralikult artiklit läbi? See maja on poolik. Mis te arvate, et ma elan mingisuguses peldikus või? 7 miljonit krooni. See maja saab vasti valmis ja see on 14. Ma olin jumala pissed off selle peale. Mis te arvab, et ma olen mingi kubrikus või? 7 miljonit, see oli poolik maja 7. Et millest sa räägid, on ju? See kohkus niimoodi ära, jäi vait, mille peale inimesed, noh, need ju kõik said aru sellest huumorist, siis inimesed olid kõik sellised. Jugates. No. Viimane küsimus. Ma tuletan sulle meelde, et meil on hea tegevuse saali. Oled saates Maskis laulja detektiivitööd teinud. Kas oled pika abielu jooksul ka voodis rollimängude jaoks maski kandnud? Ma mõtlesin, et 50 on mingisugune, et te juba teate midagi. Me pole kroonik. Ei ole. Sellepärast ei. Mu abikaasale ei meeldi sellised asjad. Ja ega ma ise ka nagu suur fänn sellel ei ole, ma ütleks. Et mul on küll ühed tuttavad. Kus sa tead, kui sa ei ole kunagi proovinud?
jah, ega ei tea, aga see on selline kuidagi, et ta on mul nii kahe jalaga maa peal, saad aru, ta on selline, no ta on selline, tead, kes, no ei, ta hakkab naerma, kui ma tulen mingisuguse Spartakuse kostüümis tuppa või tead, mida iganes. Et ei ole, et ja ei ole, ma ütlen, et mina ei ole kostüüm, no kurat, et kujutad nüüd mind ette, kui ma tuleks mingis, mis ma ei kujuta ette, mis kostüüm, no Spartakus või tead selline jäme siuke, kõht paistab alt ja siuke kallis. Et, või Zorro oleks siin tead siuke kaabu peas ja hatšaa. Noh, ja ei ole tema ka ennast midagi riidesse toppinud, et see on jäänud meil kõrvale. Ja ma ei tea, ma nagu ei tunne ausalt öeldes ka mingit uhkust selle pärast, et tegelikult oleks ju vahva meenutada mingisuguseid lahedaid seiku ja selliseid asju. Aega on. Jah, küll, aga ma nii palju, kui juba 50 eurot. Meil on kodus käerauad, aga me ei ole seda kordagi kasutanud, sellepärast, et kui ma, kust ma seal ostsin? Ma arvan, ma ostin selle sealt Ott Lipsist, seal kust mujalt. Ja siis umbes, et üks õhtu tead näitasin, kallis, siis ma ei saa seda siin öelda, siin ka võib-olla nooremad inimesed kuulavad, mida ta siis mulle ütles, et noh, need on juba teised kui ikka 50 eurot on mängust, siis tuleb rääkida. Need on teised käerauad, esimesed kadusid ära mul. Noh, ühesõnaga, ma ei jõudnud neid talle veel näitama hakatagi, kui need olid juba kadunud. Nii et siis ma ostsin sellised teised, tead, siuksed roosad ja siukste tupsudega sellised. Aga ta ütles seda, et ma võin sellega ise endal kõiki võimalikke asju kinni panna ja kõike muud teha. Aga jah, et see on kõige rohkem, mis meil üldse kodus on, nagu nii-öelda seks mänguasjadest või fantaasiatest. Et kahjuks me oleme, ühesõnaga, ma olen mitte nüüd väga suure osa oma elust, aga siiski suhtkoht pika osa oma elust olen ka maganud diivanil, nii et meil ei ole selleks nagu erilist võimalustki olnud. Lapsed olid väiksed, siis saad aru, kui inimene norskab, siis mind kupatati sealt minema ja nii edasi ja nii edasi, nii et. Aga olemas. Mul on kahju, et ma ei saanud midagi nagu sellist paljastavat öelda. Sellest piisab täiega. Aga ma ostan ükskord piitsuutan ta nii läbi, et tead, noh. Ma arvan, ma saan ise kere peale. Kõige põnevam osa. Ma annan sulle tšekki. Nii. Palun sinu autogrammi. Nii. 150. Yes, autogrammi ka. Autogramm ka alla. Muidugi. Yes. Ja siis siia autogrammi ka. Meil on selline teesärk. Kõik on siin. Yana Toom on siin. Tanja Mihhailova siin. No nii. Kõik on siin. Nii.